Miks õppida eesti keele võõrkeelena õpetajaks? Kuidas leidsid tee eesti keele õpetaja kutsumuseni? Eesti keelt ma läksin õppima peale seda, kui ma lõpetasin vene kooli. Selle jaoks, et oma eesti keelt lihvida. Ja siis mina ei teadnud üldse, mida ma tahan teha tulevikus. Ma lõpetasin bakalaureust ja juhtus nii, et ma läksin Soome elama. Siis, kui ma olin Soomes, paljud minu sõbrad palusid, et ma aitaks nende lapsi eesti keele õppimisega. Ja siis, kui tulin Eestisse elama tagasi, siis mõtlesin, et miks mitte proovida. Tulin õpetama. Proovisin erinevate inimestega, lastega, täiskasvanutega. Sain aru, et mulle meeldib. Ja siis otsustasin, miks mitte. Ma ei ole nii vana, miks mitte lähen magistrisse. Ja siis ma läksin magistrisse. Ja praegu ma töötan täiskoormusega õpetajana ja ma ei kahetse absoluutselt. Et see on nagu nii põnev ja mitmekesine töö. Siin on nii palju võimalusi arenemiseks tegelikkuses. Sellised jutud nagu, et õpetaja töö on igav, lapsed ei kuula, lapsed ei õpi. Aga sina saad olla see huvitav õpetaja. Miks tulid magistrisse just Tartu Ülikooli? Oli sisseastumisintervjuu. See toimus Zoomis, kuna meil oli see olukord. See oli nii põnev, kuidas ma panen kaamera tööle ja komisjoni esimees on minu õppejõud. Ja 5 aastat on möödunud juba. Ja siis on, oi tere Inna, nii meeldib teid näha. Ja see oli nagu nii hea tunne, et nüüd ma olen kodus. See on minu koht. Et seepärast nagu ma valisin Tartu Ülikooli ka, et see ongi nagu, kõik mäletavad sind. Ja see on nii tore, et nagu inimesed ei näe sind nagu järjekordset tudengid, aga nad näevad sind nagu milline isiksus sa oled. Et inimesed tulevad ja küsivad, kuidas sul vahepeal läinud on, millega sa tegeled, et nagu see lähenemine Tartu Ülikoolis ongi nagu üks suur pere. Miks tasub pärast bakalaureust ka magistrantuuri astuda? Ütleme niimoodi, et kui ma tagantjärgi praegu mõtlen, kus ma olin ja kus ma praegu olen, et bakalaureuse aste ja magistriaste on minu jaoks suht nagu 2 erinevat maailma. Ütleme niimoodi, et bakalaureust on teoreetiline, et sa saad nii palju huvitavaid asju teada ja sul on nii lai spektor. Et see ei tähenda seda, et kui te lähete filoloogiat õppima, et te hakkate ainult grammatikat õppima. Ei, kindlasti mitte. See keeleteadus, see on eraldi maailm ja kui sulle meeldib keele omandada, miks mitte? Et tänu sellele sa saad aru, et eesti keel, nagu kõik hirmutavad, see on nii raske keel. Et kõik, kes hakkavad õppima eesti keelt, issand, kuidas te õpite eesti keel, ta on nagu nii raske. Tegelikult ta ei ole raske. Ta on hästi loogiline. Ja siis ongi see bakalaureuse aste, ta annabki mõista, et keeles on loogikat, aga magistritöö on minu jaoks hästi huvitav, sellepärast ta on praktiline ja meil on nagu nii palju võimalusi, sa saad erinevate inimestega kokku, sa jagad oma kogemusi, no kui sul on, kui ei ole, siis sa saad vaadata, mida teised sulle näitavad, mida teised sulle räägivad, et sa kogu aeg oled pidevas kontaktis teiste inimestega, sa oled õpetajatega kontaktis, eri keelde õpetajatega. Sa näed, et kuidas on võimalik õpetada, mis viisil on võimalik õpetada, et sa ei pea seisma ainult klassi ees ja loengut pidama. Ei, sa võid mängida tunnis, mängustamine, keeleõppes mängustamine, see on midagi uut. Siis sul ei ole mingit hirmu, et sa pead seisma klassi ees ja mis siis saab. Et sa oled piisavalt varustatud. Sul on alati plaan B ehk siis C ja rohkem. Mis tunne oli pärast pausi taas õppima tulla? Mul oli hea meel, kui ma tulin tagasi 5 aasta pärast ja sain selle õppija staatuse, tudengi staatuse, siis ma läksin vihikuid ostma ja pastapliiatsid, et nüüd ma lähen õppima kõik. Aga sa lähedki õppima niimoodi, et
sa oled hästi kohusetundlik, sa läksid sinna vabatahtlikult esiteks, et võib-olla peale gümnaasiumit on see, et sa oled 12 aastat õppinud, siis sa jälle astud sisse, siis sa jälle õpid ja siis sa õpid ja ilmselgelt nagu inimesed on erinevad, mõni väsib ära. Minu jaoks oli see magistrantuuri astumine oligi see selline nagu hästi inspireeriv, et ma olen uuesti tudeng, ma hakkan nüüd õppima, ma olen nii tubli siis ja siis ma olingi tubli tegelikult, sest ma võin end kiita, ma olin tubli. Et ma arvan, et kui seda pausi poleks, et võib-olla ma oleks tõlkima läinud, aga siis mul poleks seda kontakti, nagu mul on praegu teiste inimestega. Et ma puutun kokku nagu hästi erinevate inimestega. Lähed tõlkima, miks mitte? Mõnele see sobib. Mõni inimene ei ole kontaktne inimene ja tõlkida võib ka suuliselt tegelikkuses. Et jah, ma olen seda ka proovinud. See tuli välja, miks mitte? Aga õpetaja on parem. Miks on tore õpetada eesti keelt võõrkeelena? Esiteks ma olen ise keelt omandanud. Ma võin öelda, et see tuli mul välja. Et miks ma ei või edasi anda oma teadmisi. Et mul on nagu välja kujunenud omad nipid, kuidas keelde edasi anda. Ja kui ma näen, et on tulemust, siis see inspireerib mind veel rohkem. Äkki kui ma õpetan veel ja teen muud moodi, äkki tema oskab veel paremini. Ja siis kogu aeg sa nagu tahad rohkem ja rohkem edasi anda. Et kui ise oled omandanud, siis sa saad nagu teistele ka edasi anda seda mõtet, et ei tasu karta eesti keelt. Kui sinul nagu õpetajal on positsioon juba, et mina armastan eesti keelt ja mina tahan, et sina armastad ka eesti keelt, nad hakkavad armastama. Sellepärast sina armastusega serveerid ja nemad armastusega vastu võtavad. Et nagu, jah. Missugune on eesti keele õpetaja panus Ukraina sõjapõgenike toetamisel? Võõrkeelena. Praegu on väga aktuaalne. Mina töötan täiskasvanutega ja inimesed tulevad siia, et sellest olukorrast üldse mitte mõelda. Et mina õpetajana olen veel mingil määral psühholoog, et nemad tulevad siia, et mitte mõelda sellest, mis toimub üldse. Ja mina üritan tagada sellist õhkkonda, ütleme niimoodi siin, et ühine eesmärk neile kõigile vahet ei ole, mis rahvuses sa oled, aga kui sa tunned end puudutuna, sa tuled ja ühine eesmärk on sul eesti keel ja sa naudid seda õppimist ja sa ei mõtle nende probleemide peale, siis ma olengi kasulik neile. Ma olen kasulik neile, et tänu minule nad võib-olla kas või 1,5 tundi, 2 akadeemilist tundi ei mõtle selle peale. See on suur panus tegelikkuses. Ja nad tulevad siia nagu koju, et neil on hea olla siin. Ja see on nii tähtis. Ja kui me räägime riiklikud asutused, koolid, on samamoodi, et sinu tund, sinu ainetund võib olla see sama kodu. Et 45 minutit võivad olla kellegi jaoks tõesti kodu, et inimene ootab selle tundi, laps ootab, et ta näeb sind, et ta õpib sinuga, et sina oled see ankur nende jaoks, sest sina valdad mõlemad keeld ja sina saad olla nende tulevik, kui nemad otsustavad, et Eesti riik on nende jaoks ja võib-olla isegi nad võiksid siia jääda. Ja Milliseid soovitusi annaksid tulevastele õpetaja õppekava magistrantidele? See oli väga positiivne, et sina saad ise valida, mida sa näiteks praktika raames õpetad. Et sul on vabad käed ja õppejõud räägivad, jah, palun, tee. Kui sul on idee, siis ütle sellest ja õppejõud on alati sulle toeks. Et kui sa tahad kasutada mingeid digivahendeid, palun väga. Tahad kasutada värvilist paberit, palun väga. Tahad teha midagi ägedat, mängustamist, tahad, ma ei tea, mingid rühmatööd ägedat teha või mingisugusest teises auditooriumis midagi teha, palun. Õppejõud on nagu hästi vastutulerik, aga sa pead sellest ise rääkima. Et kui sa ei räägi, siis keegi ei saagi teada, kui äge sa oled. Kindlasti peab ütlema ja ülikool tuleb sulle vastu. Tule õpi Tartu Ülikoolis eesti keele õpetajaks. Vaata lähemalt keel.ut.ee